Alati on neid, kes sinu tegemistes ning soovides kahtlevad. Olenemata sellest, kui palju teed tööd, kui kirglikult sa oma eesmärke saavutad või kui siiralt sa oma unistustesse usud. Alati leidub neid, kes ütlevad, et see ei õnnestu või et see pole realistlik. Kuidas aga nende kahtlejatega toime tulla? Kuidas jääda oma rada käima, kui sind ümbritseb negatiivsus ja umbusk? Esiteks mõista, et kahtlused, mis tulevad väljaspoolt, ei ole isiklikud. Need on tihti seotud teiste inimeste hirmude ja piirangutega. Inimesed, kes kahtlevad, võivad kanda maailmavaadet, mis on väga erinev sinu omast. Nad ei pruugi mõista sinu visiooni ega usu, et midagi uut on üldse võimalik. Ometi ei saa nende piirangud muutuda sinu piiranguteks. See, et keegi teine ei näe sinu teed, ei tähenda, et seda poleks olemas või et see poleks õige. Teiseks, enamus inimesi, kes sind kritiseerivad, ei pruugi olla valmis tegema samme, mida sina oled valmis tegema. Sa oled valmis astuma tundmatusse, võtma riske ja panustama oma aega, energiat ja ressursse millelegi, mida teised võivad pidada ebareaalseks. Kahtlejad võivad olla need, kes ei julge astuda samme, mis aitaksid neil oma unistusi ellu viia. Selle tõttu on nende kahtlused rohkem peegel omaenda hirmudest ja kartustest. Nüüd tuleb mängu kõige olulisem oskus. Kindel usaldus iseenda ja oma visiooni osas. Kui sul on selge eesmärk ja sa tead, miks sa seda teed, on kergem tõrjuda negatiivseid kommentaare ja kahtlusi. Kui sa tead, miks sa tegutsed, on oluline mitte lasta teistel seda muuta. Oluline on mõista, et iga samm, mille astud oma eesmärgi suunas, viib sind lähemale sellele, mis on sinule tõeliselt oluline. Sa ei pea kõigile selgitama, miks sa seda teed, mida teed. Usalda oma sisetunnet ja jää oma tee peale, isegi kui see tundub keeruline või üksildane reis. Kolmandaks tasub meeles pidada, et suurem osa suurtest saavutustest tuleb järjepidevusest. Paljud inimesed loobuvad oma unistustest ja eesmärkidest just siis, kui teekond on kõige keerulisem. Nad kuulavad liiga palju kahtlevaid hääli ja lasevad neil end veenda, et nad ei suuda midagi muuta. Kui sa tahad olla edukas, siis sa ei saa lasta ennast kergesti heidutada. Ära lase kahtluste müral oma valikute üle valitseda. Iga päev, mil sa teed vähemalt ühe väikese sammu oma eesmärgi suunas, on samm lähemale sellele, mille nimel sa tööd teed. Lõpuks pea meeles, et sinu tegemistes ja soovides pole mitte midagi valesti. Inimesed, kes sind kritiseerivad või kahtlevad sinus, ei pruugi mõista, et isegi väiksemad teod ja unistused võivad viia suuremate muutusteni. Ükski eesmärk ei ole liiga väike ega ka liiga suur, kui see on sinu jaoks oluline. Ära lase kahtlejatel öelda, et sa ei suuda või et see ei ole võimalik. Iga kord, kui neid kahtlusi kuuled, tuleta endale meelde, et need on lihtsalt hirmud ja piirangud, mis ei kuulu sinu ellu. Sina oled oma loo autor ja sinu tee ei pea olema kellegi teise oma sarnane. Seega, kui järgmine kord keegi kahtleb su tegemistes, lihtsalt naerata ja liigu edasi. Sinu visioon on väärtuslik ja ainult sina tead, mis on võimalik. Ära lase kellelgi öelda, et ei saa. Kui sul on kindel usk oma eesmärkidesse, siis tõenäoliselt oled just sina see, kes lõpuks tõestab, et ikkagi saab. Aitäh ja peatse kuulmiseni!